Tere tulemast tagasi Mata Mentori kanalile ja täna me lahendame siis põhikooli lõpueksamit aastal 2023. Põhikooli riigieksam on tegelikult juba 4 päeva pärast, aga ma mõtlesin, ma teen selle video või üritan selle video ikka võimalikult vara ära teha, et saaksite natuke harjutada ja viimased asjad võib-olla üle vaadata. Ja kuna see on esimene kord, kui ma teen põhikooli eksamit või ma ise, kui ma 9. klassis käisin, tegin selle, aga nüüd, kui ma olen gümnaasiumi läbinud ja käin ülikoolis, siis nüüd ma teen põhikooli eksamit esimest korda. Ja ma tõesti vabandan, kui ma kasutan midagi või mingeid valemeid, mida te õppinud ei ole, nii et kirjutage need kindlasti kommentaaridesse, kui te midagi tähele panete, et ma järgmine kord teaks. Aga igatahes, kui sa oled esimest korda Mata Mentori kanalil, siis ma teen peamiselt gümnaasiumi matemaatikast videoid, nii et kui sa ise oled varsti riigieksamit alustamas, siis kindlasti telli seda kanalit ja see võib sulle kasuks tulla gümnaasiumis. Alustame siis põhikooli lõpueksamiga, kus ma lahendan kõik ülesanded läbi nii, nagu mina neid lahendaks. Ja siis saate jälgida. Nii, alustame esimese ülesandega, mis on siis väärt 8 punkti. 2021 aastal toodeti Eestis kokku 128 filmi. Neist 25 täispikka filmi, millest 14 olid mängu ja 11 dokumentaalfilmid. Lühifilme valmis 103. Nendest 46 olid dokumentaal, 45 mängu ning 12 animafilmid. Tabelis on Eestis aastastel 2017 kuni 2021 toodetud filmide arv. Vasta järgmistele küsimustele, kasutades eespool olevaid andmeid. Ehk esimene alaküsimus, mitu protsenti 2021 aastal toodetud filmidest moodustasid täispikad filmid? Siin me vaatame ära, et meil on 25 täispikka ja 103 lühifilmi. Kokku on siis filme 25 pluss 103, mis siis on 128 filmi. Ja nüüd on meil vaja teada, mitu protsenti on täispikad filmid, siis me teeme 25 ehk täispikkade filmide arv, jagatud kogu filmide arv ja et protsenti saada, siis me korrutame selle 100%-ga läbi ja me saame 19,5%. See on ülesande lõppvastus. Alaülesanne 2. Mitme protsendi võrra toodeti 2021 aastal täispikki dokumentaalfilme vähem kui lühidokumentaalfilme. Nüüd me näeme, et 11 on pikad dokumentaalfilmid ja 46 on lühikesed dokumentaalfilmid. Nüüd, et saada mitu protsenti vähem, peame me leidma, mitu protsenti moodustab pikkade filmide osa lühifilmidest. Jällegi korrutame 100%-ga. Saame, et see 23,9% moodustab, ja nüüd, et saada vähem, siis me teeme 100% miinus 23,9% võrdub 76,1% vähem toodeti. Kolmas alaülesanne. Mitu täispikka filmi toodeti ajavahemikul 2017 kuni 2021 keskmiselt aastas. Siin me kasutame siis aritmeetilise keskmise valemit, kus me siis liidame kõik täispikad filmid kokku. Ja jagame need siis aastate arvuga, ehk siin on 5 aastat. On 27. Ja see on ülesande lõppvastus. Alaülesanne 4. Arvuta tõenäosus, et 2021 aastal toodetud filmide hulgast juhuslikult vaatamiseks valitud film on animafilm. Ehk me peame teadma, mitu protsenti moodustavad animafilmid kogu filmidest. Kokku toodeti meil filme siis 25 pluss 103 võrdub 128. Ja animafilme on meil ainult 12. Meil on 12 lühikest animafilmi. Ehk me siit saamegi jälle 12 jagatud 128. Ja nüüd me ei korruta protsendiga läbi, sest nüüd on vaja tõenäosust. On 3 32. Ja see on ülesande lõppvastus. Ülesanne 2. On antud avaldis, kirjutan selle välja ka, 15x pluss 15y jagatud 5x korrutatud x ruudus miinus y ruudus jagatud x pluss y ruudus. Lihtsust avaldis. Mida me siin siis teha saame? Me näeme siin 2 valemit ehk x ruudus miinus y ruudus on sama, mis x miinus y korrutatud x pluss y ja me saame ka välja kirjutada x pluss y ruudus on sama, mis x ruudus pluss 2x y pluss y ruudus. Nii.
me näeme, et see x pluss y ruudus valem meil kuidagi elu palju lihtsamaks ei tee, aga x ruudus minus y ruudus jällegi lihtsustab ülesannet. Siin alguses me saame ka näha seda, et me saame 5 välja taandada, ehk kui ma võtan 15 sulgude ette näiteks, 15 sulgudes x pluss y jagatud 5x, siis me saame selle asendada 3-ga, 1-ga ja meil jääb 3 sulgudes x pluss y jagatud x-iga. See on siis, kuidas me saame esimest lihtsustada. Nüüd me tahame seda teist osa lihtsustada, ma jätan ta siia kõrvale, et me saame seda pärast kasutada. Kui me tahame seda teist lihtsustada, siis me võime välja kirjutada, et x miinus y korda x pluss y jagatud x pluss y ruudus. Ja siit me näeme, et me saame taandada ära selle ja siia jääb 1. Ehk meil jääb x miinus y jagatud x pluss y. Nüüd ma paigutan selle siia, sest need on omavahel võrdsed. Ja ma paigutan selle siia, sest need on omavahel võrdsed. Ja me saame ära taandada ka need siit. Ehk meil lõpus jääb alles 3x miinus y jagatud x. Ja see on lihtsustamise lõppvastus. Alaülesanne 2, siis arvuta lihtsustatud avaldise väärtus, kui x võrdub miinus 4,5 ja y võrdub 1,5. Vaatame, mis see võrdub. 3 korda sulgudes miinus 4,5 miinus 1,5 jagatud miinus 4,5 võrdub, siit me näeme, et see on 3 korda sulgudes miinus 6 jagatud miinus 4,5 võrdub miinus 18 jagatud miinus 4,5, miinused taandame välja, võrdub 4. Lõppvastus. Alaülesanne 2. On teada, et a võrdub 4. Leiad c väärtus, mille korral 3a miinus 3c jagatud a võrdub 0,6. Ma kirjutan siia välja 3a miinus 3c jagatud a võrdub 0,6. Asendame nüüd siis meie arvutisse sisse, me saame, et see on 3 korda 4 miinus 3 korda c, siia veits paremini, jagatud 4-ga võrdub 0,6. Kui me korrutame mõlemad pooled 4-ga läbi, siis me saame, et 3 korda 4 miinus 3 korda c võrdub 0,6 korda 4, mis on 2,4. Nii, siit me veel saame, et see on 12 miinus 3c võrdub 2,4. Kui ma siit selle edasi kirjutan, et viin c ühele poole, ülejäänud kõik teisele poole, siis me saame, et see on 12 miinus 2,4 võrdub 3c. 12 miinus 2,4 võrdub siis 9,6 võrdub 3c. Nüüd ma jagan mõlemad pooled 3-ga läbi. Toon selle siia üles, siis saab rohkem ruumi. 9,6 jagatud 3-ga on 3,2 võrdub c. Ja siit me näemegi, et c on 3,2. Ristkülik külgedega 13 cm ja 10 cm pöörleb ümber oma pikema külje. Märgi joonisele tekkiva silindri kõrgus ja raadius. Joonistame ühe ristküliku siia ja meil on ristkülik külgedega 13, 10, ma siin praegu ühikuid ei märgis, lihtsalt illustreerib joonis. Ja nüüd ta pöörleb siis pikima külje ümber, ehk selle külje ümber. Mida see meile siis ütleb? Meile ütleb siis, et pikim külg on siis siin. Ehk siit meil jääb, et raadius on siis R võrdub 10 cm ja et kõrgus on 13 cm. Kõrgus võib muidugi märkida siia külje peale, raadius võib märkida siia üles, aga see on vastavalt eelistusele. Nii, kui mul need on märgitud, siis on vaja arvutada silindri külgpindala täpne väärtus. Nii, mida me teame silindri külgpindala kohta? SK võrdub siis põhja ümbermõõt korda kõrgus ehk põhja ümbermõõt korda kõrgus. Põhja ümbermõõt tuleb meil valemis siis diameeter korda pi korda h.
mis siis omakorda on 2 raadiust, sest diameeter on 2 raadiust, korda pi, korda h. Meil on raadius teada, h teada, ja nüüd on vaja arvutada külgpindala täpne väärtus. Ehk me siin ei ümarda piid ära, vaid me jätame pi vastusesse sisse. See võrdub siis 2 korda 10 korda pi korda 13. Ehk me arvutame ära, mis on 2 korda 10 korda 13 on 260 ja vastus on 260 pi sulgudes sentimeetrit ruudus. Ja see on teise alaülesande lõppvastus. Nii et ja nüüd on arvuta silindri ruumala 10-liste täpsustega. Ehk siin me enam piit sisse ei jäta, vaid me ümardame siis 10-liste täpsusega. Silindri ruumala on põhjapindala kordatud kõrgusega. Põhjapindala valem siis jällegi on pi korda raadius ruudus korda h. Põhi on meil ring ja siis on ringi pindala valemit vaja, mis võrdub siis pi korda 10 ruudus korda 13. Võrdub, arvutame kalkulaatoriga ära selle, sest et meil on vaja täpset vastust, mitte täpset vastust, vaid ümardatud vastust. Ja nüüd on vaja aru saada, et mis on 10-liste täpsusega, ehk kui me vaatame, mis kalkulaatoriga tuleb 4084,07045. Aga 10-liste täpsustega me ümardame 0,48 ja siit me juba ümardame. Kuna meil on 4, siis me ümardame allapoole 0. Sulgudes sentimeetrit kuubis. Ja see on lõppvastus. Ülesanne 4. Madli valib lillepoes sõpradele kingiks roose. Kui ta ostaks 5 punast ja 3 valget roosi, tuleks tal maksta 33 eurot ja 90 senti. Kui ta aga ostaks 2 punast ja 4 valget roosi, peaks ta maksma 27 eurot. Madli ostis 3 punast ja 3 valget roosi ning andis müüjale 30 eurot. Mitu eurot sai Madli tagasi? Olgu punase roosi hind X eurot ja valge roosi hind Y eurot. Nii, nüüd me oleme ära määranud, mis asi on X ja mis asi on Y. Nii et kui ta ostaks siis 5 punast roosi, mis on siis 5X ja 3 valget roosi pluss 3Y, siis me saame teada kogu hinna, mis on 33 eurot ja 90 senti või siis 33,9 eurot. Kui ta ostaks aga 2 punast roosi ehk 2X pluss 4 valget, 4Y, võrdub 27 eurot. Nii. Ja nüüd me peamegi lahendama võrrandsüsteemi. Kuidas siin kõige lihtsam on, siis me vaatame, et jagame näiteks siis selle alumise võrrandi 2-ga. Oota, siin peab sellega märka. Võrrandsüsteem. Jagame siis 2X pluss 4Y võrdub 27 2-ga. Ja me saame, et see on X pluss 2Y võrdub 13,5 ja nüüd me tahame X-i väljendada, saame, et X võrdub 13,5 miinus 2Y-t. Nii, ja nüüd me asendame X-i esimesse võrrandisse, saame, et see on 5 korda 13,5 miinus 2Y-t pluss 3Y-t võrdub 33,9. Ehk see on 67,5 miinus 10Y-t pluss 3Y-t võrdub 33,9. Nii, viime nüüd kõik ühele poole, me saame, et see on 67,5 miinus 33,9 võrdub 10Y miinus 3Y. Liigutan selle eest ära. Ja siit me saame, et see on 33,6 võrdub 7Y, jagame mõlemad pooled 7-ga. Saame, et Y võrdub 4,8. Kuna enne meil oli X-i valem teada, siis X võrdub 13,5 miinus 2Y, 13,5 miinus 2 korda 4,8. Märgin siia muidugi ka ära eurot. Võrdub siis 3,9 eurot. Need on siis lõppvastused ja kui me teeme kontrolli, vasakpool siis esimesel võrdub 5X pluss 3Y võrdub 5 korda 3,9
pluss 3 korda 4,8, vaatame kalkulaatoriga, mis see on 33,9, parem pool võrdub 33,9, me saame, et vasak pool võrdub parem pool, kontroll 2, vasak pool siis võrdub 2x pluss 4y võrdub 2 korda 3,9 pluss 4 korda 4,8 võrdub 27, parem pool võrdub 27, vasak pool võrdub parem pool. Ehk meil on õiged vastused. Ja nüüd on ülesande küsimus ise, et Madli ostis 3 punast ja 3 valget roosi ning andis müüjale 30 eurot. Mitu eurot sai Madli tagasi? Ehk me tahame teada, kui palju on 3x pluss 3y, see võrdub siis 3 korda 3,9 pluss 3 korda 4,8 võrdub 26,1 eurot. Madli andis 30 eurot, siis me teeme 30 miinus 26,1 võrdub 3,9 eurot. Ja võt see ongi vastus, et vastus on siis, et Madli sai müüjalt tagasi 3,9 eurot. Joonisel on kujutatud lineaarfunktsioonid y võrdub x pluss 1 ja y võrdub miinus x pluss 7 graafikud. Kirjuta graafikute juurde vastavad valemid. Et seda saab kiirelt ära vaadata, aga võite ka hakata siis neid punkte läbi arvutama. Ehk kui meil on näiteks, no me näeme, et üks lõikab y-telge punktis 1 ja teine lõikab y-telge punktis 7. Ehk asetamegi võrrandites x võrdub 0, ehk siis 0 pluss 1, ja y võrdub miinus 0 pluss 7, võrdub 1, võrdub 7, ja me teamegi, et see ülemine, ehk siis see siin lõikab y-telge punktis 7, järelikult ta valem on ka y võrdub miinus x pluss 7 ja siis teine on y võrdub x pluss 1. On antud ruutfunktsiooni y võrdub miinus x ruudus pluss 3x pluss 4 graafik. See siis on parabool, nagu me teame ruutfunktsioonist. Ja me saame, see on siis kujul, et y võrdub ax ruut pluss bx pluss c. Siin me näeme, et a võrdub miinus 1, b võrdub 3 ja c võrdub 4. Mida me siis teame ruutfunktsiooni graafikust? Et ruutfunktsioon lõikab y-telge kohas, ehk siis ta läbib y-telge punktis 0 ja c, ehk siis 0, 4. Mis me veel teame? Nüüd me saame arvutada välja, et xh võrdub siis, meil on valem, kus miinus b jagatud 2a, ehk see on haripunkti valem, võrdub siis miinus 3 jagatud 2 korda miinus 1, võrdub 3 kahendikku. Ehk see on x-i haripunkt. Ja kuna a on meil negatiivne, siis me teame, et see parapool on siis nagu allapoole. Kui me tahame y-i väärtust, siis yh võrdub miinus 3 jagatud 2 ruudus pluss 3 korda 3 kahendikku pluss 4 võrdub 6,25. Nii, sellega me saime haripunkti ja kuidas me leiame 0 kohad. Ma kirjutan ka siia ära, et siis see haripunkt on siis punktis 3 kahendikku, 6, 1 neljandik. Ja 0 kohad leiame valemiga, et x1, 2 võrdub miinus b pluss miinus ruutjuur b ruudus miinus 4ac jagatud 2a. Asetamegi enda arvutuse sisse, me saame, et miinus b on miinus 3 pluss miinus ruutjuur, 3 ruudus on 9, miinus 4 korda a on siis miinus 1 korda 4 jagatud miinus 2, kas ta on miinus 1. Ja kui me arvutame selle ära, me saame, et see on miinus 3 pluss miinus ruutjuur. Siin on siis 9 pluss 16 on 25 jagatud miinus 2 võrdub miinus 3 pluss miinus 5 jagatud miinus 2. Vaatame siis x1 võrdub miinus 3 miinus 5 jagatud miinus 2 on siis miinus 8 jagatud miinus 2 võrdub 4.
ja x2 on -3 pluss 5 jagatud -2 võrdub 2 jagatud -2 võrdub -1. Ehk siis x1 võrdub -1 ja x2 võrdub 4. Ja sellega on meil esimene alaülesanne lahendatud. Joonesta antud koordinaatteljestikku selle funktsiooni graafik. Me nüüd võime siia kohe ära märkida. Haripunkt on siis, kui x on 1,5 ja siin siis ja 0 kohad on, kui x on -1 ja x on 4. Nii, ja me teame, et siis ta on nagu sümmeetriline siis ümber selle telje, ehk kuna ta läbis punkti 0,4, siis ta läbib ka punkti 3,4 siin. Ja nüüd me saamegi enam-vähem, te võite alati arvutada muidugi rohkem punkte, aga niimoodi saab ka juba täitsa ära joonestada selle midagi sellist. Ma kirjutan see juurde y võrdub -x ruut pluss 3x pluss 4. Ja millised need kolmest graafikust läbivad siis punkti A ehk 3,4, märgin A siia, 3,4. Ja me näeme, et kõik graafikud lõikuvad seal punktis, ehk vastus on siis, et kõik graafikud lõikuvad punktis A3,4. Nii, ülesanne 6, nüüd nendest ülesanne 6 ja 7 vahel te saate valida. Lahendan siin mõlemad ära. Liisa esmaspäevane treening kestis kokku 1,5 tundi ehk soojenduseks jooksis ta 1,8 kilomeetrit keskmise kiirusega 2 meetrit sekundis. Sellele järgnes jõutrenn ja treeningu lõpetas venitus. Mitu minutit kestsid treeningu erinevad osad, soojendusjooks, jõutreening ja venitused, kui jõutrennile kulus 4 korda rohkem aega kui venitusele. Teeme siis esimese ära. Teisendame siis 2 meetrit sekundis kilomeetrit tundi. 1 kilomeeter on 1000 meetrit ja 1 tund on 60 minutit või siis 60 korda 60 sekundit ehk 3600 sekundit. Nii, ja et saadagi seda teisendada siis kilomeetrit tundi, selle me siis saame nii teha, et kui 2 korda 3600 jagatud 1000 võrdub 2 korda 3,6 võrdub 7,2 kilomeetrit tunnis. Nii, ja ta jooksis 1,8 kilomeetrit, nüüd ma kirjutan V võrdub S jagatud T ja me tahame siit teada aega, kui kaua tal läks, et see kilometraaž ära joosta. S jagatud V võrdub siis 1,8 jagatud 7,2 võrdub 0,25 tundi siis. Nii, siis me teame, et ta soojendusjooksule kulus 0,25 tundi, aga me peame arvutama selle minutites, ehk siis see on 0,25 korda 60 on 15 minutit. Nii, ja nüüd meil jääb alles siis, et tal kulus 1,5 tundi, mis siis on 90 minutit. Nüüd me lahutame enda selle 15 minutit 90 miinus 15 võrdub 75 minutit, kulus tal siis jõutreening ja venitus. Nüüd me teame, et jõutreenile kulus 4 korda rohkem aega kui venitusele, siis ütleme, et venitusele kulus x aega ja siis jõutrennile kulus 4 korda rohkem aega, 4x võrdub 75, siis me saame, et 5x võrdub 75 või hoopis x 75 jagatud 5-ga on x võrdub 15 minutit. Ehk nüüd me teame, et jõutrennile kulus samuti 15 minutit ja siis venitusele kulus 4 korda 15 võrdub 60 minutit. Nii et kui me nüüd lõpus kirjutaksime vastuse, siis soojendus me arvutasime oli 15 minutit, jõutreening oli 60 minutit ja venitus oli samuti 15 minutit. Aga vastusest te peate nüüd sõnadega selle kõik välja kirjutama. Liisa sõbranna Annika kasutas 1,8 kilomeetrise soojendusjooksuga 3 minutit hiljem, kuid jooksu lõpetasid nad samal ajal. Arvuta Annika jooksu kiirus. Me teame, et Liisal kulus 15 minutit,
nii et kui Annika alustas 3 minutit hiljem ja lõpetas samal ajal, siis kulutas Annika 12 minutit jooksule. Nii ja jällegi arvutame V võrdub S jagatud T. Nüüd teiseldame selle 0,12 ka minutitesse, sellega teeme, et 12 jagatud 60 on 0,2 tundi. Nii, ehk siis meil distants oli 1,8, aega kulus 0,2 tundi. Saame, et see on 9 kilomeetrit tunnis. Ülesande lõppvastus. Mitu kilomeetrit peaks olema Liisa soojendusjooksu pikkus, et sama kiirusega joostes oleks soojendusele kuluv aeg 3/3 võrra lühem? Et enne me arvutasime välja, et ta jookseb 2 meetrit sekundis või 7,2 kilomeetrit tunnis. Ja nüüd, kui palju ta peaks jooksma, et selle sama kiirusega oleks soojendusele kuluv aeg 3/3 võrra lühem? Jällegi, V võrdub S jagatud T. Nüüd me tahame teada, et mitu kilomeetrit ehk S võrdub V korda T. Kõigepealt siis meil vaja aega, et 1/3 võrra lühem on siis, et 2/3 korda eelnev aeg, mis oli siis 0,25, võrdub 1/6 tundi. Ma jätan ta praegu sellisena. Ja nüüd me arvutame koos kiirusega 7,2 korda 1/6 võrdub 1,2 kilomeetrit. Et see on nagu, kuidas saad väljendada arvutamisega seda vastust, seda on võimalik ka teisi moodi teha, aga samamoodi võib teha ka lihtsalt 1,8 kilomeetrit korda 2/3, sest et see on lineaarne sõltuvus ja saame 1,2 kilomeetrit. Aga noh, kirjutage võimalikult palju, siis nad saavad aru, et mida te täpselt teinud olete. Ja olemegi jõudnud viimase ülesande juurde. On antud romb ja täisnurkne kolmnurk. Rombi diagonaalid on 10 ja 24 sentimeetrit. Täisnurkse kolmnurga üks teravnurk on 23 kraadi ja selle vastaskaatet on 1,2 detsimeetrit. Arvuta rombi ümbermõõtja pindala. Teeme väikse joonise siit rombist. Natuke on viltu, aga noh, elame üle. Ehk siis diagonaal 1 on 10, see on pikem siis 24 sentimeetrit ja see on siis 10 sentimeetrit. Nii, meil tekivad siia täisnurgad ja me saame põhimõtteliselt ka täisnurkse kolmnurga. Kuna see terve diagonaal on 24 ja ristumiskoht siis poolitab selle diagonaali, siis me saame, ma teen siia sükse kolmnurga kõrvale. See on meil sama kolmnurk, 24 jagatud 2 on 12 sentimeetrit, 10 jagatud 2 on 5 sentimeetrit, nüüd meil on vaja arvutada siis hüpotenuus. Ja me teame, et hüpotenuus võrdub siis Pythagorase teoreemi järgi, ehk siis A ruudus pluss B ruudus võrdub C ruudus, kus siis C on hüpotenuus. No ma teen siis siia pikalt välja, ehk siis meie C ruudus võrdub praegu 12 ruudus pluss 5 ruudus ja C võrdub ruutjuur 12 ruudus pluss 5 ruudus. Arvutame selle ära. Võrdub 13. X võrdub 13 sentimeetrit. Ümbermõõt on siis P võrdub 4 korda 13 võrdub 52 sentimeetrit. Ja nüüd me peame teadma rombi pindala valemit, mis on siis diagonaal 1 korda diagonaal 2 jagatud 2. Võrdub 24 korda 10 jagatud 2 võrdub 120 sentimeetrit ruudus. Ja sellega on meil ülesanne lahendatud. Jätsin selle pindala siia üles, sest meil on seda veel vaja. Ja nüüd on meil täisnurkne kolmnurk. Joonistame siia mingi suvalise täisnurkse kolmnurga. Ja meil on siis antud, et üks nurk on 23 kraadi ja selle vastaskaatet on 1,2 detsimeetrit. Arvuta kolmnurga pindala. Meil on vaja siis kasutada trigonomeetriat siin. Me teame, et tangens alfa võrdub siis vastaskaatet, ehk meil on siin 1,2. Täistan siis selle näiteks A-ga jagatud lähiskaatet, mis on siis tangens 23 kraadi võrdub 1,2 jagatud A, ehk A meil võrdub 1,2 jagatud tangens 23 kraadi. Arvutame selle välja, 1,2 jagatud tangens 23 on siis, et ligikaudu A on meil 2,2
83 detsimeetrit ümardades ja kolmnurga pindala valem on siis S võrdub A korda B jagatud 2 võrdub siis, see on ainult täisnurksel kolmnurgal, sest et üks külg on sama hea kui kõrgus, on siis 2,83 kordatud 1,2 jagatud 2 võrdub siis ligikaudu 1,7 detsimeetrit ruudus. Ma kirjutan siis siia S-romb ja S-kolmnurk, et saame eraldada. Ja nüüd on põhjenda, et kumma kujundi pindala on suurem. Ehk siis SR võrdub 120 sentimeetrit ruudus, S-kolmnurk võrdub 1,7 detsimeetrit ruudus. Detsimeeter on 10 sentimeetrit ja kuna tegemist on ruuduga, siis 1 detsimeeter ruudus võrdub hoopis 100 sentimeetrit ruudus. On siis 170 ruutsentimeetrit. Ja me näeme, et SK on suurem kui SR. Ja sellega ongi meil eksam lahendatud. Aitäh, et vaatasite järjekordset Maita Mentori videot. Ma loodan, et teile meeldis ja et sellest on teile abi tulevasel põhikooli lõpueksamil. Aga jätke kommentaar sellest, mis te arvasite sellest videost ja olge mõnusad. Ära stressa.